Me just Margusega rääkisime sellest, et selle ürituse nimi on siis Security Day ja mina väga palju ei plaaninud küll security'st või sellega seondust rääkida ja Margus omakorda rääkis seda, et tegelikult see Security Day ongi nagu natuke vanaks nimeks jäänud ja ta on rohkem selliseks IT ja tehnoloogia üldisemaks seminariks saanud. Mina mõtlesin teile rääkida ennekõike seda, mida mina arvan, et juhtub ärikommunikatsiooniga, täpsemini ärikommunikatsiooni kultuuriga ja ma üritan seletada seda, miks ma nii arvan, läbi selle, et millised suuremad muutused toimuvad teistes valdkondades ja kuidas need jõuavad siis ärikommunikatsiooni kultuuri välja. Oluline võib olla seda minu juttu kuulates oleks aru saada sellest, et need teemad on see, et need on põhimõtteliselt ikkagi minu mõtted ja ma ikkagi üritan ennustada tulevikku, et see täpsus on, ma arvan, et üsna madal. Eriti sellistes tehnoloogilistes ja kultuurilistes muutustes mingite ennustuste tegemine on suhteliselt tänamatu töö. Et mõnikord mingi muudatus toimub oluliselt kiiremini, kui me arvame, mõnikord võtab see palju kauem aega, aga miks see minu jaoks on oluline teema ja miks see võiks olla teie jaoks oluline teema on see, et minu jaoks väga lihtne, mina ehitan Flipi. Flip on siis selline suhtluskeskkond, kus inimesed ennekõike loodetavasti oma tööalaseid kommunikatsioone saavad hallata ja miks ka mitte midagi muud. Ja ma arvan, et miks see teie jaoks oluline on, kui ma õieti aru saan, te olete IT või sükse IT-lahendustega ühte või teistpidi nendest vastutavad või neid haldavad inimesed vastavates organisatsioonides, et teile võib-olla on kasulik see selle nurga alt, et mõelda, kas ja kuidas sellega kaasa tulla teie organisatsioonis või milleks siis valmis olla. Mõned neist asjadest võib-olla on teie jaoks kuidagi liiga lihtsustatud, aga ma ei tahtnud teha mingisuguseid eeldusi, et me kõik teame midagi. Ma parem siis räägin need läbi, need eeldused, millest mina lähtun. Et selle tõttu näiteks ma alustaks kohe neist tehnoloogia valdkonna muutustest, mis minu arust mõjutavad väga tugevalt seda, mis ärikommunikatsioonis kokkuvõttes juhtumas on ja edasi juhtub. Ja ma olen siit nagu need kõige olulisemad välja toonud. Alustame siis sellest, et kõik see pilve liikumine, et nii see, et igasugused teenused, mida me tarbime kasutajana, kui ka need andmed, mida meil on vaja, liiguvad pilve, et see on jälle selline trend, mis kestab, millal ta siis läbi saab, kas ta iial läbi saab, ma kahtlen, aga me saame rääkida igal juhul sellest, et ühel hetkel see ei pane mitte kedagi enam imestama, et ma ei tea, näiteks Bigpanga mingid kliendi andmed, mida vajab mingi turundusosakonna inimene, ta saab neile ligi igalt poolt, sõltumata, kas ta on siis oma suvilas või suusareisil ja ta saab selle ligi, ütleme siis üldistatult igast seadmest. Teine on see, et need pilveteenused on odavad, see lihtsalt muudab seda adaptatsiooni veel kiiremaks, see ei ole mingisugune eksklusiivne kaup või midagi niisugust, mis kuuluks mingisugusele väga kindlale turusegmendile või tunnustega ettevõtetele, et võib öelda niimoodi, et iga koolipoiss, kellel on krediitkaart, saab pilveteenuseid kasutama hakata oma siis ettevõtmise või projekti või startupi jaoks, et see lihtsalt on niisugune nagu kinnitus sellest, et see trend on väga tugev, et seal ei ole niisuguseid piiranguid, ütleme siis nii. Kolmas, mida juba on raske nagu võib-olla tajuda, on see, et see internet on tõesti jõudnud igale poole. Selles mõttes, et me saame ligi internetile ja me ei taju selle kulu. Miks ta on oluline ärikommunikatsioonile, ma võib-olla jõuan seal viimase ärikommunikatsiooni slaidi juures, aga lihtsalt nagu ta on nagu selles mõttes oluline muutus, et ilma selle muutuseta paljud muutused ärikommunikatsioonis jääksid ära. Ja ta võib-olla on nagu kerge missida või kerge nagu mitte märgata teda, sellepärast, et ta on eriti meile, eriti siin Eestis nagu nii tavaline. Meie võib-olla mõtleme selle peale natuke, meie lapsed ei mõtle selle peale enam üldse, et nad võib-olla ainult kurdavad, et internet on kuskil aeglasem kui kuskil teises kohas, aga nad ei taju näiteks seda, et see võiks midagi maksta. Ja siis see viimane osa on see, et seadmetega ka
kui võtame, ma ei tea, 10 aastat tagasi, 15 aastat tagasi, siis need seadmed, millega me kasutasime tehnoloogiat, no väga harva keegi kasutaja mõtles selles kategoorias, et ma võiksin need kohe minna ja osta ise uued, kui nad näiteks katki läheks või kui mul oleks neid vaja ja ma enam ei töötaks Eesti Energias, Bigpangas, kus iganes ma sel hetkel töötasin siis on ju. Et nad on muutunud tavainimesel täiesti kättesaadavaks, et see ei ole, seal on ka see barjäär nagu kadunud selles mõttes, kasutusele võtu barjäär siis. Ehk siis võib öelda sellised väga paljud tehnoloogilised muutused on toimunud või toimumaas, mis mõjutavad seda, mida IT-ettevõtted peaksid arvesse võtma ja peaksid arvesse võtma sellest lähtuvalt, et mida nende töötaja, reatöötaja saab teha või peab normaalseks. See on nagu üks niisugune valdkond, mis seda mõjutab. Siis järgmine, mis minu arust on hästi oluline, on see, et kuidas muutub, ja siin on jälle nagu ei ole sellist, et nüüd nagu algas see muutus või see on läbi või see on 50% peal, ma ei oska seda hinnata, aga ma oskan öelda, et see on selgelt käimas olev ja kindlasti valdkonniti erinev ja tööstusharude kaupa erinev, aga et millised muutused toimuvad väärtusloomes. Ja mida ma nagu laiemalt selle all mõtlen, on siis see, et kuidas mingisugusele asjale, mingist toorest tekib mingi lõpptoode ja kuidas see väärtus luuakse. Ja ma väidan selliseid asju, et kõik sellised lihtsad tööd ja tegevused, seal see väärtusloome libiseb inimeste näppude vahelt ära. Et hästi lihtne on aru saada sellest, et tooli, mingist puidust tooli, üldiselt enam ei tee inimene, seda teeb programmeeritud masin ja ta teeb neid väga kiiresti, oluliselt tõhusamalt, ei haigeks, ei lähe dekreeti. Aga tegelikult see juhtub igal pool mujal ka. Kõige teine äärmus, mis võib-olla väga värske teema on siis need Uberi autojuhid. On ju. Et ka nemad, see töö läheb piisavalt lihtsaks, et see asendub masinate ka. Mis see siis tähendab meile kui inimestele on siis see, et meil on võimalik jääda võistlema masinatega ja võimalik, et mingites segmentides me suudamegi masinatega konkureerida, me oleme võrdväärsed pakkujad ja meile jätkub tööd. Et näiteks võib-olla mingid heinaniita kuskil kaugel külas on endiselt mõttekas traktori ja heinaniitja kui inimesega, aga kuskil mingil tiheasustusega alal teevad seda robotid. On ju. Et võimalik, et seal jääb, aga ma nagu sellest ei räägiks. Ma räägiks sellest, et sellise kõrge väärtusloomega tööd, mis justkui võiks inimeste kätte jääda, nendes siis toimuvad terve hulk muutusi. Esiteks on see, et ma arvan, et indiviidi poolt kõrge väärtusloomega tööd muutuvad ka haruldasemaks, sellepärast, et see üksik indiviid ei suuda ise katta tervet seda tooteahelat. Et järjest rohkem ta peab tegema teiste inimestega koostööd. Mina ise olen ja pean ennast IT-inimeseks tänasel päeval, siis IT on mulle selles mõttes lihtsamini nähtav, aga ma pakun, et see on sama mööblitööstuses, see on sama toiduainete tööstuses või restorani äris, et see väga hea kokk, kes on nagu süvaspetsialist, on väga sarnases seisus väga hea programmeerijaga. Et ta oskab midagi, oskab seda väga hästi, aga see kõrge väärtusloome, see kõrge marginal tema pangakontol on alles siis, kui ta leiab head turundusinimesed, leiab head saaliteenindajad, leiab kellegi, kes selle kinnisvara, ma ei tea, teeb selliseks selle atmosfääri, et kõik tahavad seal olla, siis hakkab see restoran tööle. See, et ta oskas väga head, ma ei tea, ühe päeva toitu keeta, sellest jääb väheks. Ja selles mõttes see grupitöö osa tähtsus kasvab. Ja mis ta tähendab, mis kasvab, on see, et ma väidan, et kui vaadata nagu ajast tagasi, siis väärtusloomes esines palju rohkem seda, kus oli sellised spetsialistid, kes olid kõrgelt hinnatud, kõrgepalgalised ja nad said käsitleda oma seda kõrgepalgalisust või kõrget hinda ikkagi individuaalse tootmise võimekusena. Mäletan, IT-s oli see kindlasti niimoodi, et programmeerija sai lubada endale seda, et mina olen väga kõva C-programmeerija ja nüüd siin ümber olgu siis palju selliseid keskpalgalisi või madalapalgalisi inimesi, kes valmistavad ette mulle tööd või siis tegelevad minu töö tulemustega. Aga mina tulen teen selle nõks mingisuguse õige liigutuse ja vaat see on see, mis nagu selle suure marginaali annab. Siis ma väidan seda, et see kaob. Ja tekib pigem see, et see programmeerimine peab oskama suhelda tooteinimesega, peab oskama suhelda disaini inimesega ja nad koos loovad mingi lahenduse, millele on siis see oluliselt kõrgem väärtus kui see, mida ta üksi suudaks luua.
sama kokaga, sama siis sellise puutöömehega või kes mingit puidutööstust teeks. Ehk siis grupitöö osatähtsus kasvab, on jutupoint siin selle teisel bulletil. Ja ma tegelikult katsin juba neid teisi ka, et see erinevate kompetentside vajadus on ju, et ma ei saa nagu üksi, ma oskan ise ühte lõiku, aga sellest ei ole mingit kasu, sellest ei teki seda kõrge väärtusega mingit toodet või teenust. Mul on vaja teisi inimesi appi ja me koos, meie erinevad kompetentsid, nende ülekattus annab siis selle kõrge väärtuse. Ja viimased 2 on nagu sükest rohkem nagu organisatsiooni arengut puudutavad. Et ma väidan seda, et organisatsioonid sellise klassikalisel moel, kus meil on mingid osakonnad, millel on mingi kindel funktsioon, nendel osakondadel on selged piirid, iga inimene teab, mis osakonda ta kuulub, kes seda osakonda juhib. Sellised klassikalised hierarhilised organisatsioonid kindlasti on hästi suure inertsiga, me näeme neid väga pikka aega, mingites tööstusharudes oluliselt kauem kui teistes, aga trendina võib öelda sedasi, et selline organisatsiooni ülene töö ja selle hulk ja maht ja see kõrge väärtusloomes just kasvab. Ja sellised klassikalised organisatsioonid nagu pigem seal vähenevad ja nad ei suuda sellist kõrget väärtusloomet üksi isolatsioonis toota, vaid see kõrge väärtusloome hakkab toimuma sellistes ajutistes organisatsioonides. Kõige lihtsam on rääkida sellest kui mingist projektitiimidest või projektiorganisatsioonidest, aga ma arvan, me näeme seda tegelikult enda ümber igal pool, on see siis IT-projekt, on see turundusprojekt, siis oled sa Coca-Cola või Mercedes-Benz, sa suure tõenäosusega ei tee seda üksi, sa suure tõenäosusega ei tee seda majas sees, vaid sa teed seda väga paljude partneritega majas seest ja majast väljast ja erinevatest organisatsiooni osadest. Ja jälle see on selline, et mingid tööstusharud võtavad selle kiiresti kasutusele, mingitel läheb sellega rohkem aega, osadel lihtsalt need barjäärid, kas seadusandlikud või mingid muud ees seal, seda ei saa niimoodi nagu öelda, või minul vähemalt ei ole mingit soovi teile öelda, et see juhtub nüüd täna või et kui te ei ole seda, teie organisatsioonis seda veel pole, siis te olete juba maha jäänud, ma seda küll ei taha öelda, ma lihtsalt tahan öelda, et see on minu arust selline selge ja pöördumatu trend. Ja selle väärtusloome ja selle organisatsiooni asjaga on veel üks asi, mida mul siin tegelikult slaidi peal otseselt pole. Aga mis on minu arust oluline, on see, et inimesed nagu jõuavad tööjõuturule mingisuguse taustaga. Nad tulevad mingisuguse taustaga sõltuvalt sellest, milline see haridussüsteem oli, kus nad õppisid ja tulevad ka selle taustaga, milline nende lapsepõlv ja tulevad ka selle taustaga, et milliseid tehnoloogilisi vahendeid nad kasutasid, kas siis õppeprotsessis või siis mitte õppeprotsessis. Ja kuhu ma jõuda tahan, on see, et see uus põlvkond, kes siseneb tööturule, ma ei tea, mis tähte seal tänapäeval kasutatakse, Z-põlvkond vist või mis iganes, et nemad on juba veetnud lapsepõlve selles interneti ja tehnoloogia keskses maailmas ja nad on veetnud seda sedasi, et temal lõppkasutajana on olnud sisuliselt selle kõigi nende valikute ja otsuste tegija. Alates sellest, et kus nad oma sõpradega suhtlevad või millises, ma ei tea, pilveteenuses ta oma koolitööd hoiab. Ja sellised inimesed jõuavad nüüd tööjõuturule ja nendega tuleb sellepärast arvestada, et nende taust on üsna palju erinev meie taustast, sest mina tulin kunagi tööjõuturule sedasi, et kodus mul arvutit ei olnud, töölt mulle anti arvuti ja paljusid otsuseid ja valikuid ei saa ma üldse ise teha. Need olid tehtud kas siis keskkonnapiirangutest tingituna kellegi poolt või mingitest muudest põhjustest lähtuvalt. Aga nüüd see uus põlvkond, nemad ei kujuta tegelikult sellist maailma vist üldse ette, ma arvan. Et nad tulevad tööle ja keegi annab neile arvuti, nad küsivad, et okei, ma olen kogenud seda ise. Nad ei saa aru, miks neile arvutit pakutakse üldse. Et mul on ju arvuti olemas ja mul on see arvuti täpselt sellise ekraani suurusega, sellise tootja oma, nagu mulle meeldib. Ja kui mulle see enam ei meeldi, siis ma ostan uue lihtsalt, et miks te mulle tahate nüüd öelda, et ma pean just Lenovot kasutama või just Maci. Et seda tasuks ka nagu siin võib-olla tehnoloogia osas ja kommunikatsioonis arvustada, et
see uus põlvkond, nende ootused on teissugused minu arust eriti selles osas, mis puudutab nagu valikuvabadust või tööriistasid või raudvara puudutavad. Kus ma nüüd aru saaks, kaua ma rääkida veel võin? Siit vist 15.27, mul vist on, pakun, et umbes 10 minutit aega äkki või? Siis ma saan selle kõige olulisemani jõuda. Margus ütle, et on 10, on ju. Väga hea. Super. Väga hea. Siis ma saan hakata rääkima oma lemmikteemast. Et nüüd ma ei saa slaide vahetame siit. Õnnestus. Et ma jõuan selle põhilise slaidini ja see slaid on selline kokkuvõte sellistest panustest, mida meie Fliipi ehitades paljuski teeme. Ja meie jaoks on need kõik hästi olulised panused, sest nagu mõjutavad seda, kuhu suunas me seda Fliipi toodet arendame ja võimalik, et need kõik ei osutu tõeks, võimalik, et need võtavad kauem aega, aga need kõik ühel või teisel moel ka tulenevad sellest, mis ma varem rääkisin, kas siis sellest, mis muudatused toimuvad tehnoloogias või mis toimuvad väärtusloomes või siis organisatsioonides või selles, mida me üldse organisatsioonideks nimetame ja kuidas me inimestena organiseerume. Ja need ei ole mingisuguses kindlas sellises prioriteetide järjekorras või olulisuse järjekorras, aga ma pidasin neid nagu kõige olulisemateks sellisteks muutusteks ja siin on nagu hästi palju selliseid alamasju ka, mida ma proovin katta, eriti kui aega on. Et alustame siis kõige esimesest, et see koosolekud ja konverentsi kõned ei kao. Sellega ma tahan öelda seda, et kommunikatsioon inimeste vaheline, nüüd just võtame selle konteksti, et see kõrge väärtusloome, kus me peame koostööd tegema, ma arvan, et see jääb olema selline multimodal või multikanal või ma ei tea, mis see õige eestikeelne sõna oleks, aga mõte on siis selles, et me inimestena tegelikult oskame väga hästi valida sõltuvalt olukorrast ja situatsioonist seda suhtluskanalit, milles suhelda. Ja loomulikult sellised tehnoloogia ettevõtted nagu Fliip või mõni teine, kes siis on orienteeritud mingi konkreetse tehnoloogilise lahenduse ehitamisele, oma koosoleku ruumides unistavad sellest ajast, kus nemad saaksid omada kogu kommunikatsiooni mingisuguse ettevõtte oma või mingi isiku oma, siis mina arvan, et seda ei juhtu. Ma arvan, et kõigil nendel kommunikatsioonivahenditel ja kanalitel on oma tugevused ja sellised digitaalsed tekstipõhised suhtluskanalid nagu Fliip, nendel on väga palju tugevusi nii füüsiliste koosolekute kui konverentsi kõnede ees, mis tuleb ka juttu siin alumistes punktides, aga on ka terve hulk nõrkusi, kus nad minu arvates absoluutselt ei sobi või on oluliselt ebaefektiivsemad kui koosolekud. Lihtsustatult öeldes, mida segasem teema, mida segasem on oodatav koosoleku või vestlus või kommunikatsiooni tulemus, seda väärtuslikum on füüsiline kokkusaamine. Ütleme siis sellise lihtsustatud seaduse on see, millesse mina usun. Ja miks see nii on lihtsalt see, et kui me füüsiliselt ühes ruumis saame kokku, siis me tajume konteksti palju paremini, kui mis iganes digitaalses kanalis. Meil ei ole seal mitte ainult heli, mitte ainult pilt, meil